no see äsja valminud köök siin Kadriorus on päris omanäolise välimusega, kuidas see õieti sündis? Saime kliendilt päris huvitava lähteülesande, et projekteerida köök Kadrioru pargi sügistes värvides, ilma käepidemeteta ja hästi heledates toonides ja kasutada võimalikult palju kõrgläike toone. Meie sisekujundaja Daisy Kahar nägi selle köögiga palju vaeva, aga saime väga huvitava tulemuse. No räägi natuke materjalidest, siin paistab juba see töötasapind päris huvitava viimistlusega, mis see on? Töötasapind on looduskivi, kus on kasutatud vaiku ja tänu sellele, et on looduskivi, on ta mõnevõrra soojem kui päris tehiskivi. Aga ülejäänud köögi osas on selline valdav valge kõrgläige ja ma näen, kapi esipaneelidel pindadel on fotoprint. Kuidas see tehnoloogiliselt on õnnestunud teostada? Selle fotopildi valisime koos kliendiga välja, tuunisime teda täpselt sellistesse värvidesse, et ta harmoniseeruks Kadrioru pargi loodusega ja samas ka tööpinnaga. See fotoprint kanti esialgselt poolviimistletud ustele ja lõpptulemusena anti kõrgläike tooniga läige. No räägime natuke tehnikast, ka see on siin päris selline kõrgtehnoloogiline. Ma näen siin, kui ma ei eksi, siis esimest korda Eestis Smeegi nõudepöödumasinat, mis samamoodi avaneb nii-öelda kuulutades. Smeegi nõudepesumasin on Eestis olnud võib-olla mõned kuud ja on teda ilmselt veel vähe kasutatud köögides, aga ma arvan, et tulevikus, kui tahetakse projekteerida ilma käepidemeteta kööke, siis on ta väga aktuaalne. Ja siis näeme veel siin sellistest uudsematest tehnika sõnadest Valmeki õhutõmbekubu. Jah, see õhutõmbekubu on nüüd ka päris uus. Tal on eelkäijaga võrreldes vaiksem ja võimsam mootor, 800 kuubine mootor, mida on võimalik ühendada ka veel lisamootoriga, kui paikneb mootor katusel või pööningul. Ja tegu on, nagu ma näen, siis Valmekile omaselt perimeetritõmbega. Jah, see on Valmeki üks suur eelis, et enamus Valmeki õhupuhastid ongi perimeetertõmbega, mis annab väga ühtlase väljatõmbe pinna. Nii, ja loomulikult siis ühe väga moodsa ja kõrgtehnoloogilise köögi teeb eriti mugavaks siis see, mis valamukausi all peitub köögihunt. Jah, moodsale köögile ja puhtale valgele köögile omaselt peab ka niisuguses köögis olema köögihunt, et kõik jääkmed võib sealt hundist lihtsalt ja kergelt kanalisatsiooni pihustada. Nii, ja siis on mugav prügisorter muidugi. Selles suhtes on just kraanikausi all pedaaliga avatav parem, et tavaliselt perenaine, peremees askeldab kõige rohkem kraanikausi juures. Et push-süsteemi miinus on seal see, et võib kogemata põlvega vastu minna ja hakkab segama oma avanemisega niimoodi, et pedaaliga süsteem on prügikasti puhul parim. No kui nüüd siis eesisustuse kui teostaja kiituseks veel rääkida, hakkab silma siin sellised erilahendused nagu valgusriiulid kappide all. Jah, ülemistel kappidel nii kraanikausi kohal kui ka kõrval asetsevate kappide kohal on täisulatuses projekteeritud valgusriiul, millel on kahepoolne funktsioon, näitab valgust tööpinna peale ja samas ka kapi sisemusse. No lisaks sellele, et on täidetud missiooni pakkuda antud töö siis Eesti omadele tegijatele, võiks ju tõdeda, et tegelikult on välditud ka seda riski, et pika maa pealt transportides sellised kõrgtehnoloogilised detailid kannatada saaksid ja lisaks teostajana sa ju kindlasti tead, et kui oluline on, et sa siin koha peal käid, vaatad aeg-ajalt üle ja mõõdad täpselt. Jah, loomulikult, et ega selle köögi puhul on kordades käidud ikkagi vaadatud, mõõdetud, täpselt üle proovitud, kuidas fotopilt sobib kokku kõrval olevate ustega ja et kõik täiuslik jääks, tõesti ei kujutaks ette, kui peaks tellima selle köögi kuskilt Euroopast klient. Ja nagu kui sa missioonist rääkisid, et oluline missioon on ka veel, et Eesti omad inimesed saavad tööd.